Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Pauluse kiri Efeslastele, 2. peatükist salmidest 19–22. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse üldiseks pealkirjaks panin Kristus meie alus ja kindel kalju. Kuid teema, mida käsitlen, ongi needsamad 4 salmi ja see on meie usu üks kõige tähtsamatest alustest. Kui maja vajab seinte püstitamiseks kindlat vundamenti, siis kristlase elu vajab niisamuti kinnitust millelegi, mis kunagi ei kõigu. Apostel Paulus ütleb meile, Jeesus Kristus ongi see vundament. Tema ongi nurgakivi. Temas on kokku saanud nii juudid kui paganad, kõik, kes temasse usuvad. Aga mida see tähendab minu ja sinu igapäevaelus? Vaatame siis koos tänaste tekstiga, mida piiblist kuulsime, 3 tõsiasja. Esiteks, me olime võõrad, nüüd oleme aga kodakondsed. Kujutage ette, et olete läinud võõrasse riiki. Keelt ei mõista, kombed on võõrad, teil on elamisluba, aga mitte samad õigused, mis selle maa kodanikel. Tunnete end igal pool natukene kõrvalseisjana, võib-olla isegi tõrjutuna. Paulus võrdleb sarnaselt inimeste kui paganate olukorda suhtes Jumala rahvaga. Inimestele on kingitud elu siin maal, kuid samas oleme veel võõrad Jumala riigi kodanike staatusega võrreldes. Jumalat mitte tundvad inimesed on ilma lootuseta ja surnud oma patus. Sellises olukorras olid enamus inimesi kuni ajani, kui Jumal võttis inimese kuju. Elas meie keskel, oli eeskujuks, lunastas meid meie eksimustest ja kinkis lootuse. Sellest ajast alates on igal inimesel Jeesuses Kristuses ligipääs Jumalale. Kui otsustate seda sõnumit usaldada, siis ei ole enam me kõrvalised või võõrad. Siis saadakse Jumala riigi kodakondsus ja enamgi veel, usklikest saab Jumala kodu, tema püha tempel, kus Jumala vaim isikuna elab siin sees. Teiseks, ma olen jaganud siis jutluse 3 punktiks. Teine punkt, mitte minu teenetest, vaid ainult Kristusest. Kui see eelnev tekst natukenegi kõnetas, et millised võimalused on kristlastel, siis võib tekkida küsimus, kuidas ise sellest osa saada ja mida mina peaksin tegema selleks. Me elame maailmas, kus hinnatakse inimese juures seda, mida ta on saavutanud. Kes ta on, milliseid tiitleid ta kannab, mida inimesed
sinust arvavad, mida teised inimesed arvavad. See on oluline kuidagi inimestele, kes selles maailmas elavad. Aga Jumala ees see ei tööta. Paulus ütleb, mitte minu õigus, mitte minu teened, vaid Kristus on meile õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. Keegi meist ei pääse Jumala juurde oma headuse läbi. Keegi meist ei saa öelda, mina olen piisavalt hea. Aga hea uudis ja vabastav teadmine on see, et Jeesus ise on meie eest juba kõik teinud. Meil tuleb see usus vastu võtta. Kristuses olles on meil kõik, mida me vajame. Tema õigus saab meie õiguseks, tema pühitsus saab meie pühitsuseks ja tema lunastus saab meile päästeks. Kujutage ette inimest, kes on astunud kleepuva piigiloigu sisse. Kummikud on kinni ja jalgu sealt lahti ei saa. Ta ei saa sealt ise välja. Ta vajab kellegi abi. Nii on ka meiega. Me ei saa oma hinge ise jamast välja tõmmata ja seda ise puhtaks pesta. Me vajame kellegi abi. Piiblist loeme, et Kristus võtab meid kogu meie jama keskelt, peseb meid ja paneb meid seisma Jumala ette, justkui poleks me kunagi pattu teinudki, polekski kunagi eksinud. See on tema, kes alustab meiega uut elu ja viib sellega lõpuni, juhul kui me usaldame teda. Käisin 2-3 päeva tagasi poisiga juuksuris Amir Honni juures. Ja Amir Hon on kogenud ja usaldanud Jumalat seoses oma haige poja südamega. Ma tean, et ta ise tahab, ma ise palusin, südamesse tuli. Ma juba kirjutasin kogu tema tunnistuse üles, et ma räägiks teile ja jagaksin, aga siis ma küsisin Amir Honnilt luba, et kas ma võin seda tunnistust jagada, sest see tund aega, mis ta poisiga juukseid lõikas ja tunnistas, see pani mul pisara silmis jooksma. Ja poja ütles mul niimoodi, see 7-aastane siis, mina tahan ainult tema juures nüüd juuksuris käia, ta räägib nii huvitavaid lugusid. Ja mu lapselaps käib ka tema juures juukseid lõikamas, sest seal räägitakse Jumala lugusid, imelisi lugusid. Ja siis, kui ma Amir Honni käest küsisin nõusolekut, siis mul tõusis südamesse, et aga ta võiks ju ise rääkida. Täna on tal ainult 10 minutit. Ta külvab teile seemne, aga ta saab rääkida hiljem meile. Rohkem me repime Timoga ja Amir Honniga kokku, siis sa räägid meile pikemalt ja palju muid põnevaid asju. Aga täna ma tahaksin kuulda sinult sinu poja südamevahetuse teemat, lennuki või helikopteri teemat, siis seda piimapaki lapse teemat ja näidata teile, et Jumal tõesti elab ja kuidas Jumalat usaldada ja kuidas ise nagu selliste kogemusega edasi minna. Amir Hon, ole hea. Tere, kallis kogudus. Ma tean, me oleme uslikud, mitte suslikud, mitte usuprollerid, vaid elava usu inimesed. Sest teie vanemad on niisama Sibiris ei läinud hinne maksma ja Eesti Vabariik oleks vaba ja oleks kristlik. Kristus läks üle Eesti täis. Aga läheme nüüd minu loo. Minu loo ei ole iseennast fantaseeritud, vaid see on elava loo. Selles on see, Jeesus on elav. Ja Jeesus on Jumala poja. Mina olen muslem, endine muslem. Nägin Jeesust ja keset sõda. Sellest ma praegu ei räägi, aga praegu olen kristlane. Kaks last ma lapsendasime oma abikaasaga ja nad olid väike piisikesed pampersidega, üks on piimajoodik ja et
Noh, toredasti võtsime lapsed ja siis me hakkasime rõõmu tundma, kõik oli väga vahva ja siis mingi hetk Timo Svetko ema ütles, et kuule, meil on lasteaias, see poiss higistab ja tal on tekitavad natuke mure. Ja Elisabeth samamoodi ja siis äkki lähete südamearstile kontrollima ja siis me saame teada, et ei ole nii, kõik on hästi. Ja et kuidas sa niimoodi saad teha, et kuna sinu lastele määratakse, et see süda on, varsti on kõlbamatu ja siis öeldakse, ta sureb ära. Ta ei elä isegi 11 aastat. Elisabeth samamoodi. Me oleme löödnud ja katki olime ja saime haiget ja selle info eest, aga läksime isanda juurde. Jeesus, me teame. See, mis on Piiblis kirjas, ei ole mingi uudis. See ei ole mingi postimees või kroonika, vaid see on sinu sõna. Meil on elu läheb niimoodi, täiesti, aga sinu sõna kogu aeg ja amen. Me palume sind, Jeesus, aita meid. Ise ma näen, kuidas inimese silmad lähevad lahti. 96-aastane tädi, kelle on autoavarii olnud, noorusena. Ta oli niimoodi kurjus ja niimoodi. Me läksime mägedesse evangeelium kulutama. Ja tema ütles, ma usun Jeesus. Kui sa usud Jeesus, tahad me palvetame. Ta teeb. Me ei ole mingi šamaanid, mõistate, ja? Ma ei ole mingi šamaan, kristlik šamaan, kes jookseb selle imed, tervedis, või käterätid. Vabandust. Ma olen kristlane, kes usub Jeesust läbi meile paranduse. Jeesus ütleb, kui ta tuled minu juurde, ma avan oma isa sulle. Ma olen tee ja mis on, mäletate, jah? Nii, usute, jah. Ja siis me palvetasime ja kondi taksid ragistama ja tõstab käed ja ülistab silmad, pisarad ja ülistab Jeesust. Imesid, surnud inimesed tuleb püsti. Ratastoolisse, kõik need imed, sa näed ja siis vaatad oma last, kellel on veel süda vaja. Me palvetasime Jeesusele, Jeesus, sa pole oma limiid piiranud. Sa kingisid meile last, neil on vaja isa ema. Need ei ole vanemaid. Järelikult sul on oma plaan. Ja siis 13 aastaid ootad seda päeva. Nutudega ja öösel ei maga kogu aeg haiglas. Naine alguses oli haiglas kogu aeg. Nendega, sest nad olid väiksed. Kui aga sa näed suuremaks saama ja järjest läheb raskemaks. Poisi süda enam ei tööta normaalselt. Tal on veel jämesoolis, vähi täis tekkinud. Ise näed, kuidas inimesed saavad terveks, inimesed saavad päästatud ja lähed koju nutad. Jeesus, kas ma midagi purgi panin jälle, miks mul ei toimi need asju? Mida sa soovid? Las sündigu sinu tahe, olgu nii. Ja mingi hetk arstid ütles, et kuule, sinu poiss sureb ära. Me ei saa mitte midagi teha. Konsiilium oli 3. konsiilium Tartu Maarja mõisas. Kõik arstid ütlesid, me ei saa mitte midagi teha. Ja siis me ütlesime, mis me saab. Öeldi, kõik analüüsid näitavad, teie pojas südame ei võtta ühtegi narkoosi enam, et me ei saa isegi jäämesoolele, tahab mitte midagi teha. Seal on üle 300 need polüübid suured. Me ei saa mitte midagi teha. Seega me ei saa mitte midagi teha. Anke Andes on see, sorry. Mis me tegime? Me pisaradega läksime selle doktorile, küsisime, vaiksest saati olete meie nagu vanaema. Aitäh teile, kõik nagu nii sureme ära üks päev. Noorusena oleme kõik hurraa, sellised nagu kukiliile, liiled sellised. Ja siis vanaks saame aru, aeg läbi, sureme ära. See tuleb aeg kõik meile, kailistasime teda ja ütlesime, aitäh teile, aga me lähme oma taeva isale ja küsime tema käest, mis tema otsus on. Suured tänud, nuttaga läksime koju ja mitte midagi, aga minu poiss ütles, me 2 aastat oleme haiglas ja 2 aastat kogu aeg oli haiglas, lähed hulluks peaaegu. Ja siis poiss ütles, et me hakkasime välja minema. Poiss ütles, isi, ma palvetasin. Mis sa palvetasin? Jeesus tervendab mind. Ma küsisin ainult tema käest süda, et annaks mulle süda. Mitte midagi muud, mitte iPhone 188, mitte mingit Hispaaniasse maja, mitte mingid asju, mis nad tänasel inimesed palvevad, et Jumal, anna mulle uus auto. Ainult üks süda. Aeg läheb mööda, meil on südames rahul, peas on šokk, me naisega ei saa mitte midagi aru. Järsku mingi hetk helistavad Soomes.
Soomes elavad parimad arstid helistavad. Tere, me otsustasime teie poisile südame sirmist teha. Kuidas see niimoodi? Jah, me juba otsime südant praegu. Kas olete siin lähedal ajal, olete kättesaadav, lähete Maarjamaisasse, kõik arstid ootavad teid. Palju aega on, kohe nüüd. Helistan Marjule, Marjul jookseb oma rasvased juustega ja lastega tegeleb ja aga poogen, täitsa suva. Aga me läheme arstid juurde. Täitsa purkis, pole olnud, kuidas sa välja näed, nagu Urmas praegu ütles. Inimestele me pabistame, kuidas ma välja näen. Läksime sinna ja arstid kõik rõõmsad. Tere, et Soome arstid andsid meile tuult ja me paneme uus süda teile ja see on Soomes tehakse. Vau! Ja siis me läksime Soomes tehti protseduurid, siis öeldi mingid koju nüüd, ootage, teil on otsidaks praegu süda on teile. Ja siis ma ütlesin pojale, pühavaim ütles, et kevadel tehakse süda sult pandakse. Isi, kui sa tead, pühavaim on üle maailma, kõik kristlastele on kingitud. Ta räägis, okei, issi, kevadi siis. No siis kevad tuli, igasugused tööd tehtud ja siis on poiss ütleb mulle, issi, praegu aprill on, kevad on varsti juba läppeb ära. Nii, aga mis sa tahad? Kuule, ma nägin unes. Ja mis sa unes nägid? Jeesus saadab meile helikopteri. Mis helikopteri saadab sulle? Helikopteriga lähme, seal on tuled tulid taevas niimoodi. Ja siis me lendasime helikopteriga südame sirdamisele. 2 päeva pärast lähme. Oot, Martin. Ma just rääkisin arstidega ja see õhuinspektsioonidega. Nad ütlesid, et Tallinnas üks eralennik ootab spetsiifilised ja Tartus 5-kohaline ka. Me läheme eralennukuga. Ei, sa võid jonnida edasi. Me läheme helikopteriga. Näeme. 1. aprill ütles mulle. 3. aprill tuleb kõne. Tere. Jah, tere. Meil on see südame sirde parim Soome arst. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on vist tõsi või mitte. Pärast ma töötas jah, et olete valmis, kui sa olete, me oleme Tartus, Martin on kõrval ja nii, aga ootage natukene, varsti tuleb kõne ja siis lähete südame sirdamisele. Ja siis teine kõne tuleb Eesti meie õhu tõrje. Nemad logistika helistavad, tere, me ei saa teid eralennukiga saada, kuna see on udu nii palju. Aga tulete siis varsti helikopteriga. Helikopter tuleb teil järgi. Ja siis ma mõtlesin, Martin, me läheme helikopteriga. Martin ütles, ma ütlesin sulle ju, Jeesus ei valeta. Ja siis helikopteriga läksime sellise, ma äkki praegu detailselt räägin siis, kui ma saan järgmine kord teiega kokku. Et maht on väga suur, nagu Urmas praegu hästi palju mega head asjad on juhtunud. Ja helikopter läksime haiglasse ja siis tehti uuringud läksid väga hästi, siis kell 5 hommikul öeldi, vähi asjad mitte midagi me ei takista, et teda opereerida praegu. Issi, olete valmis? Jaa. No siis hoiame sideid, lähme. Ja siis ma ütlesin, 4. aprill, Jumal, et Jeesus läks risti, läks Golgatasse, et suri meie eest, see on see mulle ka kinnitus, halleluuja, et ta jääb üles, ta elab. Ja siis mulle helistab 4. aprill ennem õhtu südamearst, see parim Soome arst. Tere, meie see südame sirdemisele arvasime kuskil 12 tundi läheb see, aga ma arvasin, et hiljem sa lähed hommikul tuled vaatama. Aga me lõpetasime, et kell oli enne 5 ja nüüd ma lähen suurreedit tähendama. Kas sa teate eestlased suurreedi, mis see on sul? Ma ei hakanud sealt räägima, et ma olen kristlane, hakkan teda õpetama. Ei, ma ütlesin, ikkagi teame, see on suur reede, Jeesus suri. Just nii, mis kiitus Jumalale, te mõtlete ka kiitus Jumalale. Ja siis ütleb, mine nüüd poja juurde. Läksin poja juurde, vaatasin, kõik toimib. 1. päev, kohe tõuses püsti, järgmine päev hakkas seisma, 3. päev hakkas sööma, 4. päev hamburger ja edasi. Ja arstid kõik ütlevad, sa oled meie kangelane, me ütlesin, ta muffigi ei ole kangelane. Ta on liha ja veri unning nagu teie kõik kokku, nagu midagi. Selle taga on Jeesus. Ta palus Jeesus anna mulle süda. Ja, kiidus Jumalale, kõik ütlevad. Okei, ja siis tekkis talle jaamesoolega probleemid. Ja jaamesoolega probleemid on see, kõige maailma kirurg Pala. Ta on Soome arst, kes on tipp maailma kirurgi nimekirjas ja ta valib, keda ta võtab. Ta ei ole ülbe, ta lihtsalt tööd nii palju. Ta võtab ise
arstina. Ja isegi soomlased paksu rahadega ei juua tema juurde. Aga tema sageli helistas meile ja tuli isiklikult palatis ja ütles, Martin, sa oled minu südamesse läinud, sinu loo, kuidas sa üldse siin maailmale tulid. Kas ma võin sind, lubad mulle, ma võin sind ise teha operatsiooni sulle. Sa jääd ellu ja ilma stoomita ka hakkad käima. Kas sa lubad? Jah, Martin, siis saadeti mulle ametlik Soome suur seaduslikud paberid, täitsime ära, panime sisse, läks ja siis Anne tuleb sisse. No nii, Martin, ole valmis, lähme siis operatsioonile. Ja siis hakkadi Martin opereerima. Ja vabandust, enne kui Martin läks opereerima, operatsioonisaalis me korraks kokku saime ühe perega, kellel on kurvad ja küsisin, hei, vaata minu poiss, on terve, vaata, et see uus süda sai, kuidas teil läheb? Seal laste osakonnas kõik inimesed on kurvad, sest nad teavad, täna on laps on elus või homme teda ei ole. Me oleme sellised osakonnas, kus sirdatakse, kui sirdamine läheb üle või mitte, seal on veel seal on see onkoloogia koos. Ja siis ta ütles, mul on tütarel on midagi väga halvasti, ta võib surra. Siis ma ütlesin, kas sa tead Jeesust? Ja olen kuulnud, kas sa tead, ta on elus, ta armastab sind, ta on vägev. Ja siis, tahad palvetasime koos temaga, isaga. Ja siis nüüd tänase päeval saada mul kogu aeg pildid, ma näitasin Urmasele ka, et alguses laps oli selline 5-kuune nagu zombi, et hästi palju ravid ja ta on täiesti, peas oli vähk. Imik on niimoodi täiesti zombi. Aga nüüd täna mängib autodega, kõnnib, roomab ja peseb põrandad ja oma pampersidega ja käib ringi, nagu teate, nagu lapsed. Täitsa elus, aga soomlased ütlevad, ei ole võimalik, ta on täiesti terve. Kus see vähk on, kus see hois on? Ja vanemad ütlevad, et Jeesus teeb. Jeesus armuline. Ja nad vanemad järjest lähevad teise palatile, teiste inimesele palvetama. Siis nad ütlesid, et me saime sellist inspiratsiooni sinus. Ja sealt tuli Portugalis lapsevanemad, kellel oli mingi väga kriitiline. Tema sai terveks ja siis teised inimesed. Aga miks ma räägin selles asjast? Nii nagu praegu Urmas rääkis. Me täiendame seda. Jeesus on sama ja võimas. Ja veel teine see asi on see, ja siis Jämesool, kui eemaldati, Jämesool täna, Urmas oli seal kohal tööras ja poisiga kuulsime, Soome arst helistab meile ja ütleb, tere, meil on teile hea uudis. Meie konsiilium ütles biopsiis ja tühistused südames on 0 ja kehas ühtegi vähk ei ole. See teie poiss on täitsa terve ja ootame teda varsti ja seda stoome eemaldamisega. Et ta jää stoomiga terve elu elama. Ja siis kõik oleme kolmekesi, Urmase poiss ja kõik me oleme suu lahti. Ja kiitus Jumalale. Ja see arst ütleb, kiitus Jumalale. On ju kiitus Jumalale? Ja on kiitus Jumalale. Ja sellega ma lihtsalt lõpetan nüüd oma tunnistus ja poiss täna ta sööb ja sõidab rattadega, ta unistab, ta teeb boksi juba praegu minuga, ta on juba nii kiire, ma ei juua. Ma olen vana juba, ma pean ka boksiks käima, ma lubasin, lähme koos. Aga nüüd on Elisabethile süda ka ja sirdata, aga arstid ütlesid, sügisel, me hakkame, Soome arstid ütlesid, sügisel hakkame Elisabethiga pihta. Ja siis seisad seal, sa mõtled, sinu käsi, taeva isa, on nii suur, tänu Kristus Jeesusele, läbi Jeesuse nagu prisma, ma nägin sind. Ja jälle tuled Jeesus juurde, et Jeesus, nagu sina õpetasid, sünnigu sinu tahe. Ja ma lõpetan ära, järgmine kord me saime kokku, siis me hakkame rääkima, kuidas vaimumaailmas asjad toimuvad, kuidas palju rünnakad tulid, kuidas Jeesus kõik see asjad ja kuidas osakonnad sai teada, kuidas Eestisse helistatakse arstid, mis siin Soomes toimib seal. Amen. Meie täna istu aitäh, Ammerson. Istuge edasi. Jutlus jätkub. Ma saan aru, et ma oleksin sama atraktiivne, siis ma peaksin ka siin hakkama. Aga jutluses oli 3 osa ja 3. osa oli see, et me ei saa seda endale jätta. Et Jumal ei ole meid kutsunud selleks, et meie endale ja mugavalt siin pingis lihtsalt istuks ja elaks ja ootaks oma vanaduspõlve ja surma, mis meid igal juhul ees ootab, vaid
et kui me oleme saanud kogema Jumalat, siis me jagaksime seda edasi teistele. Ja siin on küsimus näiteks teile, kas teie oma ringkonnas, teie töökaaslased, teie sõbrad, tuttavad, naabrid, kas nemad teavad Jumalast? Kas nemad teavad, et teie olete kristlane? Kas nad teavad, et Jumal armastab neid? Et kas te olete jõudnud nendeni? Ma tean, et meil kõigil on erinevad temperamendid ja meil on omad kutsumised ja võib-olla me ei julge kõigiga rääkida. Siis minu üleskutse on sea endale üks asi, mida sa oma palvekambris saad igal juhul teha, keegi ei näe. Võta keegi oma töökaaslane konkreetselt ette, nimeliselt. Sul on pilt silme ees. Või oma naaber, või oma, ma ei tea, õde, vend. Minu õde ja õemees ei ole veel kristlased, aga kuskilt millegi pärast Jumal ütles neile, et nad peaksid laulatama. Aga kui nad tahavad laulatada, siis nad leerikooli ja siis me oleme hakanud organiseerima. Kuskilt sealt midagi on ka liikuma läinud. Ja kui te olete oma eespalved ära teinud, siis sügisel tahame uuesti alfaga alustada. Kui te ise ei julge rääkida, siis te lihtsalt öelge neile pärast kuni sügiseni palvetamise perioodi lõppu, tule alfa koolitusele. Et kui teie palve viljaks on see, et Jumal teeb nende sees tööd, siis ta vastab teile jaatavalt. Ja siis te ei peagi ise rohkem midagi rääkima. Me räägime alfa kursusel ise. Kes Jumal on, mis ta tegi, mis keemia, mis sellega kõigega on. Et olge nii head, võtke oma kristlaste kohustusena see ette, et võtke 1 või 2, nii vähe. Esialgu stardiks. Naaber, töökaaslane ja hiljem sügisel selle teadmisega, et öelge, kutsuge teda alfale. Ja viime koos läbi. Need, kes on selle aasta alfa läbinud, te saate juba olla ju töötegijad seal. Seega, kokkuvõtteks need 3 teemat, millest me täna läbi tulime. Võrdlus enne ja nüüd. Enne olime võõrad ja ilma Jumalata. Nüüd oleme aga, võttes Jumala oma ellu vastu, tema kodakondsed. Püüdsime ise enda õigeks teha, püüdsime omast jõust olla head, et saada Jumalale meelepäraseks. Nüüd saime teada, et kristlastena on Kristus saanud õiguseks meie eest. Mitte meie, vaid tema. Hoidsime sõnumit endale, kuid meid on kutsutud seda edasi andma. Meie elu ja meie usk, meie lootus on rajatud ühele ainsale nurgakivile. Ja see on Jeesus. Kes selle kalju peale jääb, see ei vaju kunagi. Kes temas püsib, seda ei häbistata iial. Langetame korraks pea. Isand Jeesus, sina oled meie alus ja kindlus. Aita meid jääda sinusse ja kanda sinu rõõmusõnumit edasi neile, kes sind veel ei tunne. Hoia meid ühtsena sinu ihu osaduses. Aamen. Ja laulame 5. salmi.